Tere teile! Olete taas kord vaatamas Global Soccer Store saadet, kus meie eesmärgiks on tuua teieni erinevat infot jalgpallitoodete ja sellega seonduvate teemade kohta. Tänases saates anname põhjaliku ülevaate jalgpalluri ainsale kaitsvale varustuse elemendile, säärekaitsmetele. Vaatame, mis tüüpi kaitsmed üldse on ja mis need eristab. Saate teises pooles viskame pilgu peale nädalavahetusel peetud kohtumistele ja loeme kokku kõik skoori teinud putsad. Säärekaitsmed. Ainus kohustuslik varustusese, mille eesmärgiks on mängijat kaitsta. Et vältida võimalikke vigastusi, mis erinevate löökide ja kokkupõrgete tagajärjel tulla võivad, on oluline, et kaitsmed saaksid oma tööga hästi hakkama. Lisaks vigastuste ennetamisele peavad kaitsmed olema mugavad ja võiksid mängijat võimalikult vähe häirida. Suures plaanis võib kaitsmed jaotada kahte kategooriasse. Kaitsmed, millel on pahklukaitse ja kaitsmed, millel pole. Ilma pahklu osata kaitsmed on mängijate seas kõvasti rohkem levinud, seepärast on ka neil rohkem variatsioone. Esmalt teeme tutvus pahklu osa omavate kaitsmetega. Nike Charge Squad kaitse koosneb tugevast plastikust ja selle taga olevast vahtmaterjalist, mis võtab kokkupõrgete korral tugevama löögi enda kanda. Kaitsme alumises osas on venivast polüestrist pahklu kaitsme osa, mille sisse on löökide pehmendamiseks pandud samasugune vahtmaterjal nagu kaitsme põhiosasegi. Kaitse tuleb jalga tõmmata kui sokk ja kinnitada ümber sääre krõpsust paelaga. Nende kaitsmetega pole ohtu, et need mängu all totaalselt paigast nihkuksid. Oluline on aga meeles pidada, et need tuleb jalga tõmmata enne sokke. Kaitsmete hind jääb täiskasvanute suuruste puhul vahemikku 15–18 eurot ja laste suuruste puhul 10 euro kanti. Eelkõige on selline kaitse mõeldud neile, kelle jaoks on oluline maksimaalne kaitse ja turvalisus. Mugavuse osas tuleb igalühel ise otsustada, kas pahklu osa häirib teda või mitte. Kelle jaoks on pahklu osaga kaitse kindel no-go, saab vaadata kaitsmed ilma nendeta. Kõige odavamad sellised on näiteks Mercurial Hard Shellid, mis maksavad umbes 16–19 eurot ja kinnituvad säärele venivate paelte abil. Kui paeled pigistavad, võib kaitsmed kanda ka niisama, kuid siis tuleks arvestada, et kaitsmed ei pruugi enam paigal püsida. Kategoorias järgmiste, näiteks Mercurial Light kaitsmete hinnad jäävad vahemikku 21–27 eurot. Võrreldes odavamatega on need tehtud kvaliteetsematest materjalidest ning näevad veidi stiilsemad välja. Sõltuvalt mudelist leiab pehmenduse osas erinevaid lahendusi. Näiteks on osadel sees sooned, mis aitavad higil paremini ära voolata. Nõnda ei muutu kaitsme pehme tagus, liigse higi tõttu liiga libedaks ja ebameeldivaks. Teistel mudelitel on lisaks soontele ka augud, mis lubavad õhul veidi lihtsamalt ringi liikuda. Kaitsmete paigal hoidmiseks on alati kaasas säärised, mis käivad jalga nagu sokid ja mille vahele saab kaitsme vabalt tõugata. Kelle jaoks on oluline, et tema kaitse võimalikult hästi paigale püsiks, siis see peaks nüüd eriti tähelepanelik olema. Mercurial Light Superlock kaitsmete plastikust osale on lisatud kummisest materjalist ogaline kate, mis haakub väga hästi karbis kaasas olnud säärise või siis lausa otse soki külge. Kaitsmete soetamiseks tuleb välja käia umbes 29–35 eurot. Ilma pahklu osata kaitsmete kõige tehnoloogilisem variant on Mercurial Flylight. Kõige silmapaistvam erinevus teiste kaitsmetega on vahtmaterjalist pehmenduse puudumine. Selle asemel on hoopis kummisest materjalist konstrueeritud võrk, mis toetub väikestele kummist kõrgendustele. See tagab väga kerge ja hingav ehituse, kuna materjali on vähe ning kokkupuutepind säärega minimaalne. Lisaks on kaitsme plastikust osa painduvuse poolelt järeleandlikum kui teised ning kohandub paremini jalakujuga. Jalale kinnitamiseks on neil kaitsmetel samuti kaasas säärised. Kuigi on tunda, et kaitsmed pole kõige kõvemast plastikust, siis ei pea muretsema, et need ei kaitseks. Oma põhitöö teevad need väga ilusti ära. Lisaks tunduvad Mercurial Flylight kaitsmed jalas olematutena. Kaitsmete täishind on ligi 50 eurot, kuid Global Soccer Store e-poes on kõik Mercurial Flylight kaitsmed hetkel müügil soodushinnaga 32 eurot. Kaitsmetest rääkides oleks paslik üle vaadata ka erinevad kaitsmehoidjad, mis nagu nimigi ütleb, on mõeldud kaitsmete paremaks paigal hoidmiseks. Kõige levinevad neist on tugevast, ent elastsest materjalist ja krõpsuga kinnituvad kaitsmehoidjad. Need käivad ümber soki, kas siis kaitsme peale või selle alla, vastavalt mänge enda eelistustele. Selliste hoidjate eest tuleb välja käia 5–7 eurot. Säärisid me enne juba mainisime, sest enamike kaitsmetega tulevad need kaasa, kuid eraldi ostes on säärisel juures ka mõned lisad. Nimelt on säärise sisemisele osale lisatud kummist alad, mis soodustavad haakuvust nii jala kui kaitsmega. Hinnapoolest on veidike kallimad, makstes 9–12 eurot. Kellele tundub, et jalgu on tarvis kaitsta, kuid pahklu osa kaitsmetel on väga ebamugav, võib proovida ka Nike Hyperstrong pahklu kaitset. Sellel on tunduvalt madalam profiil, kui see on pahklu osaga kaitsmetel.
Lisaks saab mänge reguleerida kaitsmete asukohta, kuna pahkloosa ja kaitse pole omavahel kuidagi seotud. Sellised kaitsmed saad endale osta meie veebipoest 20–25 euroga. Kaitsmed on erinevaid. See, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele. Seega parim võimalik lahendus tuleb mänge ise välja uurida. Kui sul tekkis mõni küsimus, millest meie selles videos ei rääkinud, siis anna sellest kommentaaridest teada. Võib-olla mõnes järgmises videos saame sinu küsimusele vastuse anda. Möödunud nädalavahetuse Premium-liiga 7. vooru kohtumises löödi kokku 14 väravat. Nüüd vaatame, millised putsad kandsid kõik mängijad, kes skoori tegid. 8. vooru esimeses kohtumises võõrustas Tallinna Kalev Tartu Tammekat, kes külakosti asemel hoopis 4-0 kolaka tõi. 18. minutil avas skoori Albert Prosa, kes kandis Nike Hypervenom Phantom 3 Elite madalat mudelit. Teise poole keskel sai Eesti liigas esmakordselt jalavalgeks Franklin Okoye, kandes Puma Future 18.1 putsat. Tammeka kolmas värav tõi punktid Adidas X18.1 mudelile, kui värava lõi Sten Reinkott. Kui eelmises saates naljatasime, et Phantom Venomiga pole veel Premium-liigas väravat löödud, siis nüüd see enam nii pole. Venom Elitidega skooris Tammeka keskkaitsja Akim Sairinen. Narva Transi ja Maardu linnameeskonna omavahelises kohtumises otsustas mängu saatuse leedukas Julius Kasparavitšus, kes lõi 65. minutil Transi võiduvärava, kandes Nike Hypervenom Phantom 3 Elite putsasid. Üllatusega lõppes aga järgmine mäng. Kui Kuressaarde külla sõitnud Nõmme Kalju jätkas oma kehva seeriat ja ei suutnud enamalt 0-0 viigist. Putsade edetabelisse see ühelegi mudelile lisa ei toonud. Kõvat andmist oli Viljandi tuleviku ja Paide linnameeskonna mängus. Võõrsil meeskonnal Paidel õnnestus mängu 2 korral juhtima minna, kuid kodumeeskonna Viljandi leidis mõlema värava jaoks vasturohu. Tulemuseks 2-2. Paide mõlemad väravad lõi Sander Sinilaid, kes tõi edetabelisse punkte Phantom Vision Elite putsadele. Viljandi esimese värava lõi Rasmus Alles Nike Mercurial Superfly 6 Elitidega. Teise värava puhul tuli appi Paide väravaht Mait Toom, kes Kaimar Saagi löögi ise võrku tõukas. Paraku oma väravad meie edetabelisse täiendusi ei too. Liidrite omavahelisest duellist tõmbas pikema kõrre Flora, kes suutis 2-1 üle olla linnarivaalist FCI Levadiast. Flora pooletava skoori Vlasi Sinjavski, kes kandis Mercurial Vapor 12 putsade Neymari eriversiooni. Levadia poolelt viigistas Mark-Oliver Roosnup Adidas X18.1 jalgpallijalatsitega. Võiduvärav tuli aga taas Mercurial Vapor 12 Elitidega. Seekord lööjaks Erik Sorga. Tabeli tipp näeb peale 8. vooru välja selline. Võistlust juhib endiselt Mercurial Vapor 12 Elite, mis on teistest pika puuga eest ära. Kas keegi suudab Mercuriali kinni püüda? Milline putsa võiks end top 5 murda? Nendele küsimustele vastuse saamiseks hoia meil pilk peal, sest uued kokkuvõtted on juba varsti teie ees. Kui tekkis tahtmine ka endalegi mõni nendest putsadest muretseda, siis leiad need meie kodulehelt globalsoccerstore.com. Selline oli meie seekordne saade. Kui sulle meeldis, mida nägid, siis jäta meile like ja vajuta subscribe nuppu. Uus saade teie ees juba varsti. Kohtumiseni!